Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, kui võib nii öelda, kui kell on 8:11 läbi, igatahes alustab digitund, räägib aasta alguse tehnoloogia uudiseid. Mina on saatejuht Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, teine saatejuht. Ja me räägime kõigepealt sellest, et Las Vegases on alustanud, nagu juba palju aastaid, tarbeelektroonika mess CES. Ja me räägime kindlasti ka sellest maavärinat, mis tabas tehnoloogiasektorit seoses Apple'i uudisega, et iPhone'ide müük ei lähe nii hästi, kui nad plaanisid ja seetõttu päris mitmed miljardid jäävad teenimata ja see tekitas päris korraliku tormi. Aga kui me oleme CES-i vidinad üle vaadanud ja Apple'i uudised ära rääkinud, siis tahaks saate teises poolest keskenduda natukene kosmilistele teemadele ja rääkida kosmoseteadlastega sellest, kuhu inimese loodud tehnoloogia on meie kosmoseruumis juba jõudnud. Digitund. Hakkame siis saatega pihta ja Hans on veetnud meeleoluka veerandtunni tutvudes CES-is. CES on siis Las Vegases igal aastal toimub selline suur tarbeelektroonika mess ja viimastel aastatel on teda saatnud nii asjalikud kui vähem asjalikud uudised Bluetoothiga kahvlitest ja ambaredest ja millest veel. Igatahes Hans on veetnud siis veerandtunni uurides, mida äsja alanud CES-ilt siis juba leida võib. Ja ma ütlen kohe ära, et meil on mõned asjalikumad asjad ka torus nii-öelda tulemas, aga sa räägid torudest, jah. Räägi kodumasinatest. No siin on tõesti, üks võimsa avalöögi on teinud siis sellel messil. Võimsa avalöögi on Kohler on ettevõte, kelle Kohler on Numi 2.0 intelligentne tualett, mille on 2.0 tualett siis, et nende uus versioon interneti ühendatud WC-st, mis pakub, inglise keeles on see fully immersive, eesti keeles võiks seda tõlkides täielikult sind nagu haarav kogemus, mis tähendab, et sinu tegevusi seal interneti ühendatud tualetis saadavad valgustus ja heli täiendused. Kas ka näiteks komöödiaseriaalides tuntud naeru see soundtrack ja plaksutused, vilistamine? Et soundtrack ja muidugi ka on seal tehisintellekt ja ilmselt saad sa ka vestelda tualetiga, anna talle häälkäsklusi ja rääkida temaga. Ehk siis tõeline... Oota, kas see oli see, kuhu oli Alexa sisse ehitatud? Alexa on seal sees, täpselt. et kui keegi on näiteks oma privaatsuse pärast muret tundnud interneti ajastel, siis nüüd on siis jõudnud need asjandused ka isegi vetsu. Aga kui WC võib-olla inimestele ei meeldi see, kus kõik interneti ühendada, siis on ka kodumasinate puhul abiks on riidevoltija. On sul vaja riided voltida vahel? Kahtlemata on vaja, sellepärast, et ma ise väga elementaarse voltimise teeb inimene ikka ära, aga see ei ole muidugi nii hea, kui need uued riided, mis sa poest ostad. Jah, sellepärast, kui sa siis pesed või riigid, siis on, kes ikka viitsib see särki käsitsi kokku volta, siis on selleks masinad välja mõeldud. Eelmine aasta oli 2 suurt firmat tegid, mõtlesid välja siis masinad, mis ei töötanud, kui nendele läheneda, siis öeldi, et prototüüp ei toimi ja see aasta suur uudis, üks firma on saanud prototüüpi tööle, sa sisestad sinna särgi, siis tehisintellekt tunneb ära, et see on särk, voldib selle kokku ja annab välja ja lootus on, et see tuleb siis soodsam kui $16,000 selle masina hind, nagu eelmine aasta oli planeeritud, et hakake raha koguma, kui te viitsi särki voltida, siis üks soodsama sõiduauto jagu raha peab välja maksma selle eest, et voltida kokku oma riided. Kas sul on kodumasinatest veel midagi pakkuda? Ma ei taha rohkem. Okay. Need on siis see žanr sellest CES-is, mis on tõesti arvule saada, kas see on nali või mitte nali. Tegelikult on päriselt firmad üritavad selle läbilööki teha, aga kõik need ideed lõpevad ajaloo prügikastis ilmselt. Lähme paari tõsisema asja juurde ka ja tõenäoliselt asjad, mis ei pruugi ajaloo prügikastis lõpetada. On tulnud välja nutikell, siis teine nutikell pärast Apple Watchi, nüüd kuhu on EKG võimekus sisse ehitatud. Ja see tootja on tegelikult päris tuntud, see tootja nimi on Withings. Ja nende kaupa ju saab ka Eestist, nad on tootnud nutikelli pikka aega ja sinule, Hans, ma mäletan need juba mitu aastat tagasi avaldasid väga muljet. Nemad olid esimesed need, kes siis tegid seiritega käekella,
aga seal sees on olemas see tarkus, mis nagu ekraaniga kellades mõõdab samme ja igasugu muid asju, annab märguandeid. Aga see on siis Withings Move EKG. Ja see Withingsiga vahepeal juhtus veel selline lugu, et Nokia ostis nad ära ja sellest sai Nokia Health. See oli mõned aastad tagasi. Aga uus kell on ikkagi Withings. Ja siis Nokia müüs nad tagasi. Nii et see Withingsi asutaja ostis Nokialt tagasi. Nii et nüüd need Nokia asjad, mis vahepeal ilmusid Nokia nimelt, aga olid Withingsid, on nüüd uuesti siis Withingsid. Ja tõesti, see kell on välja tulnud, kuna tal ekraani ei ole, ta on endiselt seieritega. Siis aku kestvuseks öeldakse terve aasta. Ei pea iga päev laadima. Ja kas mitte isegi ei ole, et ta mitte ei ole aku, vaid see patarei, et sa võskad selle vana patarei sinna ära ja paned uue väikse tabla. Ja nüüd siis on üsna samamoodi nagu Apple Watchil toimib see EKG mõõtmise asi on siis sinna Withingsisse ka sisse ehitatud ja nad on üritamas siis praegu saada USAs ka selle kohaliku ravimiameti, nii-öelda ravimiameti FDA heakskiitu sellele tootele nagu Apple Watchil on, aga siis tundub ühesõnaga, et see tehnoloogia on levimas ka väljaspoole Apple Watchi maailma, et esimesed tõsiselt võetavad konkurendid on nagu olemas. Mis siis veel on muidugi märksõnad volditavad ekraanid. Tegelikult neil on mitu aastat juba on näidatud kaugelt, niimoodi lavalt või eesriidet tagant või kuskilt neid ekraane keegi laboris valmis teinud. Samsung ja LG on põhiliselt ekraani arendajad. Üks vähetuntud arendusettevõte on Californias tegutsev Royol, mis on teinud esimese seadme. Sul on väga veidrad firma nimed täna. Cholera, WC ja Royol. Nagu Rosolje. Aga Royol on selline, mis arendab ekraane konkreetselt ja siis nende toode nimega FlexPy. Näeb välja nagu tahvelarvuti, aga kui sa mõlemast servast kinni võtad ja siis mõlemad servad taha lükkad, siis ta nagu voltub kokku sõna otseses mõttes, nii et see ekraan siis voolab üle ühe serva eest taha. Ongi volditav ekraan ja siis seal sees oleva Androidi tarkvara tunneb ära, et seade on nüüd muutunud 2 korda väiksemaks ja ei näita mitte enam siis poolt ekraani, vaid siis ikoonid ja kasutajaliides kohandub ümber sellele väiksemale ekraanile. Mis on siis näide sellest, kuhu võiks jõuda, keegi ei hakka meil ilmselt ostma või müüma Royol FlexPysid, aga nad ütlevad, et tehnoloogia on peaaegu valmis, et see ekraan kannatab kokkuvoltimist või painutamist ligi 10 000 korda või isegi rohkem. Ja kõik on väga tore ja küllap varsti Samsung on juba ka öelnud, et 2019 peaks neil midagi tulema välja, midagi volditavat, siis hiinlaste Xiaomi lubab seda välja tuua. Eks võiks arvata, et see on 2019 aasta teema, et meil on volditava ekraaniga seade. Aga 10 000 on ikka päris vähe, hakkasin mõtlema, kui inimesed, me teame, et avavad keskmiselt oma telefoni mingisugune üle 100 korra päevas. Ja. Siis 10 000 ei väga kaugele sellega just ei lähe. Üks hetk murdub. No üks hetk murdub ära, jah. Siin on muidugi küsimus lõpuks on see, et kas meil on vaja seda voltida. See on ju omaette küsimus sellepärast, et ta ei ole nüüd paber, eks ole, me kujutame ette, et me võime paberit voltida, et paned pintsaku taskusse oma selle A4 ja ta on ikka umbes sama õhuke, taskus kantav, siis see on juba eos üsna selline paks ekraan ja nüüd kui sa ta kokku voldid, siis see kokku voltimine tegelikult lihtsalt tähendab, et sa keerad ta nii-öelda 2 korra ja ta läheb poole paksemaks. Et sul on siis selline üsna paks kokku volditav ekraan. Täpselt seda see BBC ajakirjanik juba ütles ka, kes seda sai proovida, et ta on raske ja kohmakas. Võib-olla see on see esimese prototüübi eripära, aga või see ei ole prototüüp, see on valmis toode. Aga eks näeme, kas see on siis päriselt ka praktiline või mitte. Ja LG näitas jälle edasi arendatud versiooni oma kokku rullitavast OLED telekast. Nii et põhimõtteliselt nagu projektori ekraani saad tõmmata siis teleka kuskilt kapi seest välja, kui sul kodus see on, mis on väga huvitav ja ma arvan väga selline mõistlik suund, kuhu asju edasi arendada, sellepärast, et kui sul ikkagi on 65-75 tolli kogu aeg kodus, sa pead talle mingi koha leidma, aga kui ta on rullitav, siis ta võtab sul majas vähem ruumi. Ja Samsung näitas nüüd siis taaskord uut tehnoloogiat microLED, mis peaks hakkama asendama OLED-i kunagi, aga täna need tehnoloogia on veel ikkagi lapsekingades, tootmine on ülikallis ja ülikeeruline. Nii et kas see kunagi tuleb välja millisena, aga ta peaks olema siis kõik OLED-i eelised ilma puudusteta, et kuna need LED-id, mis seal seda valgust tekitavad, ei ole orgaanilised, ehk et lihtsamalt öeldes nad ei sure ära, nagu orgaanilise asjaga ikka juhtub ühel heal hetkel, siis vastupidavus ja selline heleduse kadu peaks olema välditav, aga see on ka lähemate pigem aastate teema, et sel aastal ilmselt midagi ei juhtu. Aga me igatahes vaatame jah, et kas testilt tuleb veel selle nädala jooksul midagi põnevat ja kui tuleb, siis räägime järgmises saatest testist edasi, aga siit lähme pausile.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja räägime võib-olla sellest, miks selle aasta alguses on palju jutuks olnud Apple. Mitte sellepärast, et oli pühade periood ja inimesed ostsid, kinkisid üksteisele palju telefone ja tahvelarvuteid, vaid hoopis, et vähe kingiti, vähe tehti. Nimelt kirjutas firma juht Tim Cook kirja investoritele, kus ta ütles otse välja. Oodata on palju kehvemaid majandustulemusi, kui me ennem ise prognoosisime ja paljud teised on prognoosinud. Käive kukub, telefoni ostetakse vähem, asjad on halvasti. Ja muidugi sellepärast see tekitanud suure küsimuse, et nagu üldse Apple'it saadab parasjagu selline hüperbool, et kõik on kas ülihästi või siis on ülihalvasti. Mis siis Apple'iga toimub? Jah, toimub see, et 29. detsembril lõppes siis nende majandusaasta esimene kvartal. Neil on natuke see nihkes, nagu firmadel ikka on, aga selle tulemused tulevad veebruari alguses. Aga kui Apple alguses nii-öelda oma plaanis, oma eesmärkides pani kvartali käibe numbriks $89–93 miljardit, siis nüüd Tim Cook oli sunnitud kirjutama kirja ja kärpis sealt 9 miljardit maha, nii et oodatav käive on nüüd umbes 84 miljardit. Ehk siis ütleme kuni 9 miljardit, siis on see kukkumine. See kõik tuleneb iPhone'idest, teised kategooriad kasvavad hästi. Teised kategooriad Apple'i puhul on siis Mac, mis on suhteliselt väike, other, ehk muud seadmed, kus on koos kõrvaklapid, kellad, ma ei tea, mis need on, Apple TV, kõiksugu muud sellised asjad, kus on ka kasv tugev ja teenused, kus on ka kasv tugev. Aga probleem on selles, et põhimõtteliselt kogu raha ikkagi firmale teenib iPhone. Et kogu raha on võib-olla nüüd hüperpool jälle. Aga väga, nagu see on, nii see läheb. Aga väga suure osa sellest Apple'i rahast teenib iPhone. Ja iPhone'i müük ei ole tõesti läinud nii hästi, kui on plaanitud. Tim Cook paneb peaaegu kogu süü Hiina turule. Ja näiteks aasta aega tagasi samal ajal oli Hiinas umbes, ma peast ütlen nüüd 18, kuskil sinna 20 miljardi juurde oli see Hiina käive, 18 miljardit oli aasta tagasi. Nii et kui sealt nüüd 9 maha kärpida, siis see tähendab, et hiinlased on ikka väga põhjalikult vaadanud ringi, et mis telefone nad ostavad, et praktiliselt siis võib oodata poole, 50% kukkumist Hiina turul. Ja see Hiina on tõesti vähemalt firma enda siis juhi sõnul põhiline see süüdlane. Ja mis Hiinas toimub on ju, eks me siin saame vaadata majandusolukordi ja turuolukordi ja näeme seda, et väga palju Hiina tootjad on läinud mööda teistest Korea tootjatest, LG-st, Samsungist, hirmus kõva konkurents, väga palju tootjaid, väga palju kallid telefone, samal mida Apple on teinud viimase aastaga, kõik me saame poes ise oma silmaga näha, Apple'i telefonide hinnad on läinud kõrgemale. Apple ei müüb vähem odavamaid telefone, müüb kallimaid üha rohkem. Ehk siis, kui sa müüd kallimad kaupa, siis seda, kui keegi ostab, siis toob firmale rohkem tulu, aga ostjad, nagu näha, on vähemalt siis Hiina turul. No ma arvan, et fakt on ikkagi see, et täna saab väga hea Androidi telefoni. No ütleme poole odavamalt kui väga hea iPhone'i. Kui sa ikka hästi otsid. Jällegi, võib-olla see nüüd natuke hüperpool, aga tegelikult ka eriti mitte. Eriti, kui sa jälgid neid nii-öelda eelmiste mudelite Androidi hindu. Me ise siin rääkisime, ma ei tea, saade või paar tagasi, kuidas Samsungi tippmudeli saab seal 400–500 euroga. Jah, ta on aasta vana, aga sisu poolest ei ole seal midagi väga hullu. Ja kui me vaatame, mis hinnaga OnePlus müüb, mis hinnaga Xiaomi müüb, siis Apple'i hinnad on lihtsalt väga kõrged. Ja mitte ainult hiinlastele, vaid küllap need hinnad on väga kõrged ka mujal maailmas. See Apple'i strateegia, et tõstame hindu, proovime olemasolevatelt klientidelt rohkem raha kätte saada, et sellega tasandada siis seda nutitelefoni turu küllastumist. Inimestel on juba nutitelefonid olemas ja nad oma uut telefoni niisama lihtsalt ei osta. Plus seadmed lähevad paremaks. Enam ei ole kaugeltki nii, et inimesed igal aastal peavad välja vahetama oma telefoni, sellepärast et uus on lihtsalt nii palju parem. See on üks jutt, mida me oleme vist aasta või 2 rääkinud, ehk et ma arvan igal ühele, kes seda sektorit jälgib, on olnud aru saada, et see moment tuleb. Apple'ile endale ka kindlasti on olnud mitu aastat ette teada, et see moment tuleb ja see moment on praegu käes. Muidugi, kes nüüd ei jälgi seda sektorit igapäevaselt, need numbrid võivad olla nagu kolossaalsed, mis meil maailmas toimub, kui palju need nutitelefoni juba on. Analüütikud on kokku pannud aastate jooksul, loevad üles kõik telefonid, mida on Apple on müünud ja mida
Google siis ütleb, kus töötab nende see tarkvara Android. Paned need 2 numbrit kokku ja saad umbes, see arv on ligi 5 miljardit inimest. Ligi 5 miljardit inimest on, kes on telefoniga ja nendest 4 miljardit on siis nende nutitelefon, kas iOS või Android. Ja maailmas on elanikke praegu üle 7, on ju, et üle pooltel on kindlasti nutitelefon. Ehk siis see on see, millest me räägime, et turg on küllastunud, et väga paljudel inimestel on juba olemas nutitelefon. Ja siis on küsimus, et kas nad vahetavad selle välja või ei vaheta, kas nad vahetavad kallima vastu või mitte. Muide, üks väike detail, mida see sama Tim Cook oma kirjas mainis, mis on mõjutanud firma äritulemusi, on see, et nad eelmise aasta jaanuaris hakkasid pakkuma mäletatavasti väga soodsa hinnaga aku vahetust. Avalikkuse survel muidugi, mitte iseenesest nad ei tulnud selle peale. Tarbijatele on see suurepärane uudis olnud, sa saad oma vana telefonile väga soodsalt ikkagi 20 euroga oli vist 29 eurot uue korraliku aku, telefon kestab edasi ilusasti ja ei lähe poodi ostma 800 euro eest uut telefoni. Jah, neid põhjuseid ongi palju, aga tuleks korraks sealt hüperboolist välja, et see kajastus ja võib-olla ka see, kuidas meie siin räägime, võib jätta mulje, nagu Apple'iga oleks nüüd kõik. Eks ole, et kriips peal, firma on kokku kukkumas, suur häda. No mis selle aktsia hind kukkus tohutult, et nüüd on läbi oma. Jah, et tegelikult ikkagi, ma kordan üle, et Apple plaanib teenida kvartaliga. See on siis 3 kuud. Plaanib teha käivet 84 miljardit dollarit, millest marginaal on 38%. Nii et 38% sellest 84 miljardist jääb neile kasumina firmasse. Ehk Apple on endiselt tohutu rahamasin. Apple'il on tohutu sularahavaru ja mingit kokkukukkumise juttu ju ei ole. Plus neil on üle miljardi aktiivse seadme täna maailmas. See on ka see, miks see teenuste osakaal nii kiiresti kasvab. Et Apple'i omanikel, telefoni ja iPadi omanikele on võimalik müüa peale teenust, on võimalik müüa iCloudi teenuseid, võrgukettaruumi, müüakse äppe läbi äpipoe, muusikateenus tuli välja, eks ole, iTunesi filmid, need kõik on selle Apple'i ökosüsteemiga seotud. Mis muide, vaadatus nüüd viimast septembriga lõppenud kvartalit, mis ei olnud aastas kõige parem on see aasta lõpukvartal, aga septembris 10 miljardit dollarit tuli sellest ja see kasvas rohkem kui veerandi võrra ühe aastaga, see, kui inimesed ostavad neid teenuseid. Ja Apple'i kella äri, mis on väike äri, eks ole, kõik teavad, et Apple'i kellal võib-olla ei lähe nüüd väga hästi või tegemist ei ole maailma valutanud tootega, siis Apple'i kella äri on täna suurem kui iPodi äri üldse kunagi oli. Ja Apple'it peeti superedukaks firmaks juba siis, kui neil ei olnudki telefoni ja neil oli ainult iPodi äri. See kõik tuleb panna konteksti, aga ta kindlasti näitab, et see moment nüüd, kus inimesed vahetavad telefone vähem ja tõenäoliselt ei ole ikkagi valmis ostma väga kõrge hinnaga telefone väga tihti. Et see Apple'i strateegia ikkagi sealt $1000 ja €1000 hinda ülespoole ajada on andnud tagasilöögi, mis neile endale oli ka kindlasti ette teada, aga tundub nüüd siis, et see tagasilöök on olnud suurem, kui nad arvasid. Ja sellest see käibelangus tuleb. No paar andmepunkti veel. Tim Cook ütles ka, et Christmas Day activations on see inglise keeles, siis jõulude ajal aktiveeritud telefonide arv. Eks see näitab siis palju inimesed jõulude ajal, ma ei tea, kinkisid, said, ostsid. Et see oli USAs ja Kanadas suurem kui kunagi varem. Nii et see tegi rekordi, eks, et seal ei ole nüüd mingi tohutu ärakukkumine kuskil USA-Kanada turul. Ja üks huvitav asi on veel see, et kui Apple'i puhul räägitakse või üldse nutitelefonide puhul räägitakse, et nüüd on platoo, aga eriti Apple'ile, et neil ei ole enam kellelegi müüa, et kõigil juba on telefon. Siis mina Euroopa Liidu kodanikuna tuletaks meelde, et Apple'i turuosa Euroopas on väga madal. Kui USAs on see 40% juures või üle isegi, siis Euroopa numbrid on kordades madalamad. Näiteks, ma siin ka aasta alguse numbrid, eelmise aasta alguse numbrid, aga Hispaanias iOS-i turuosa 7,1%, Itaalias 10,7%, Prantsusmaa 16,6%. Suurbritannia on siin eeskujulik nii-öelda Apple'i mõistes üle 34% turuosa. Aga Euroopas peaks olema ju teoreetiliselt võimalik jõukas turg, inimesed hoolivad privaatsusest, kõik see Apple'i jutt, peaks olema võimalik ju müüa küll. Hispaanias on 93% inimesi, kellel ei ole iPhone'i ja kellel on Android. Et ma ju päris nüüd ei osta ka seda juttu, et mitte midagi ei ole enam võimalik teha, et ei ole võimalik kellelegi iPhone'i müüa. Peaks ikka olema. Ja ilmselt, kui me korraks tuleme Eestisse, siis siin on samasugune seis, et meil täpselt numbrid ei ole. Me oleme teinud siin iga sügis sellist ülevaadet, et Eesti operaatorid ütlevad, mis nende võrgus hetkel aktiivsetest telefonimudelitest on kõige popimad. Ja seal on küll palju Samsungeid, aga väga populaarsed on ka iPhone'id
eriti siis soodsamad, iPhone SE muide on üks kõige populaarsemad iPhone mudelid üldse Eestis, aga ka 6S, 7, mitte 8, mitte X, mitte XS, ehk siis näide sellest, et see telefoni eluiga on võib-olla pikem, võib-olla asi on selles, need, kes juba ostnud iPhone'i, no kasutavad seda kauem aega ja tihti räägitakse, et see loogiline trepp või arenguviis on, inimesed ostavad esimeseks nutitelefoniks odavama, soodsama Androidi. Siis lähevad kallima peale üle. Kallima ja siis vaatavad, nüüd on aega iPhone osta. Meil on veel vaja äkki ennustades, mina ennustan, et Apple oma hindu ei langeta, aga tõenäoliselt hakatakse seda hinda ära peitma. Et USAs nende edu valem oli ikkagi see, et operaatorid pakkusid neid pakette, kus sa tegelikult ei saanud aru, palju sa telefoni eest maksid. Siis operaatorid USAs ka nüüd sealt ära tulnud, et nad enam seda nii palju ei tee. Nii et ma arvan, et Apple hakkab seda, me hakkame nägema mingisuguseid diile palju agressiivsemalt, kus seda hinda peidetakse ära. Aga me läheme pausile ja räägime siis kosmilistest asjadest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Ants Lugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist geenius.ee seda saadet vedamas ja nüüd siis meil alguses oli plaan rääkida kosmilistest asjadest, aga kui ma mõtlema hakkasin, siis me klassifitseerime oma saate ringi rockmuusika ajalooks, sellepärast et eelmisel nädalal siis külastas inimese tehtud objekt, üks sond, esimest korda väga kauget objekti nimega Ultima Thule. Esimese pildi, inimese korralikuma pildi sellest renderdas Dr. Brian May, kes on tuntud kui Queen'i kitarrist. Täpselt sama mees. Täpselt sama mees. Ja meie teine teema on see, et hiinlased maandusid Dark Side of the Moon'i. Mida kõik Pink Floydi fännid teavad. Et väga huvitavad kokkusattumused. No meil on külas Rauno Kordon, Tallinna Tehnikaülikooli kosmosevaldkonna juht. Kuidas sul rockmuusikaga suhted on? Tervist. No on ka suhted, jah, kuulan vahest. Ega need kõiki albumeid ei ole niimoodi läbi kuulanud. Selge, kutsusime sind siia selleks, et sa aitaks natukene rääkida asjadest, mida sina tead ja võib-olla meie ja võib-olla raadiokuulaja ei saa aru, kuidas meie oma tehnoloogiaga oleme jõudnud nii kaugele. Ja mõnes mõttes ka see kuu tagakülg ei olegi ju nii kauge. Räägime sellest kuu asjast ennem. Inimesed läksid kuu peale juba päris ammu, ma ei tea, pool sajandit või palju sellest möödas on. Aga miks see kuu tagakülg on siis teistmoodi kui esikülg? Kuu tagakülg ei ole meile kogu aeg nähtav. Et me näeme kuud ainult ühe poole pealt, kuu siis tiirleb ümber maa, see tagakülg ei ole küll pime, eks ole, et iga kuu ta saab nagu valgust, ta siis, päike paistab sinna samamoodi, nagu ta esimese külje peale paistab, aga jah, me otse maa pealt nagu teleskoobiga seda vaadata ei saa. Kuu esikülge me saame kogu aeg oma silmadega, oma optikaga jälgida, aga tagakülge selleks peab saatma siis sinna midagi orbiidi. See on alati varjus, ta ei pöörle niimoodi, et me saaksime teda näha. Ta on nagu alati jäänud varju. See kuu tagakülg on olnud hästi müstiline, eks ole, inimkonna jaoks. Et sellest ajast peale, kui inimese jalg sinna astus, on kogu aeg räägitud sellest kuu tagaküljest nagu mingist väga salapärast asjast, et on konspiratsiooniteooriad selle ümber, et seal on keegi ja sellepärast me seda ei näe ja sellepärast ei ole sellest pilte ja sellepärast ei tohi me sinna minna. Aga nüüd hiinlased läksid. Jah, nüüd mindi ja küll see ei olnud küll esimest korda, et kuule on mindud väga palju kordi, et kümneid ja kümneid satelliite on sinna kukkunud, on sinna ka pehmelt maandunud mitmeid sonde, on sealt toodud pinnaseproove ja on seal käidud ka inimesed mitmeid kordi. Esimese külje peal muidugi rohkem, aga on ka läinud tagamise külje peale ja seda tagakülge on ka pildistatud ja vaadeldud orbiidilt, et on mitu asja, mis on siis kuu orbiidil, käivad seal ümber ja on pildistatud tagakülge ja seda me juba teame, et midagi väga erilist seal ei ole. Ei ole paase, ei ole rohelisi mehikesi. Piltidelt ei ole näha, et võimalik, et need on väga hoolega varjatud, eks ole, et kraatri suu läheb lahti ja läheb kinni ja sealt lendavad mingid laevad välja. Aga jah, et nii palju kui piltidelt näha on ta siis samasugune näeb välja kui esimene külg. Aga hiinlased ei maandunud, kuundusid, siis laskusid sinna kuu tagaküljele? Ja laskusid pehmelt. Ja neil on siis ka kaasas väike siis selline sõiduk, mis siis sõitis sealt jaamast välja. Aga miks nad läksid siis? Mis selle missiooni eesmärk oli? See on kindlasti palju eesmärke, et selline suurem, ma arvan, et Hiina laiem eesmärk on, sellepärast teised riigid teevad seda, suured riigid teevad, ameeriklased teevad, venelased, eks ole. Indial on ka vist oma kosmoseprogramm. Ja Indial on väga edukad kosmoseprogrammid, et see on üks suur selline võidujooks, aga miks nad nagu pikemas perspektiivis teevad seda mitte ainult maine pärast, aga lootus on kunagi sealt mingisugust majanduslikku kasu hakata sealt lõikama.
või mingi majandustegevus kunagi alustada lähikümnenditel võib-olla, eks ole, selle sajandi jooksul, et kas seal midagi kaevandada, see, et sealt midagi väärtuslikku maa peale saab tuua, see on kahtlane, aga et seal arendada baase, seal hakkavad inimesed elama, võib-olla sealt külastada kaugemaid kohti, ehitada kuu peal valmis suured kosmoselaevad, mis lendavad edasi Marsile, no sellised võimalused, et seal arendada siis majandustegevust, et ma arvan, et see on nagu üks suund. Mis me nüüd, või kui palju me üldse teame sellest, mida hiinlased siin nägid või kogesid või mis seal on, kas me saime üldse midagi teada sellest? No sellised uudised on, eks ole, populaarteaduslik, et mõned pildid nad on avaldanud ja natukene uudistes kirjas, et miks nad seal, mida nad seal täpsemalt teevad. Ka selline asi näiteks, et väiksed teadusuurimused, mis sinna juurde käivad, et kuu tagaküljel see on alati maa poolt varjatud. Maa näiteks siis kiirgab tohutult igast raadiolaineid, meil käib tohutu side siin, eks. Ja see on selline müra, mida siis, kui nagu tahab teha raadioastronoomiat, siis maa lähedal seda hästi teha ei saa. Kuu tagaküljel on see väga hästi varjatud ja siis olevadki hiinlased seal võtnud välja ka antennid, millega siis teha raadioastronoomiat või kuulata madalal sagedusel teatud raadiosignaale, mida maa lähedal või siinpool, eks ole, kui see varjatud ei oleks, et siis väga hästi teha ei saa. Need signaalid, millest me räägime, on kosmoseuuringuteks. Ja just kosmoseuuringuteks, jah. Eks suunaga eemal maast. Hiinlased plaanivad sealt nüüd oma selle kuluga tagasi ka tulla või see on nüüd selline missioon, mis jääbki sinna ja sureb sinna ära? Minu teada mitte, et jäävad sinna, saavad sealt signaale ja kõik, eks ole, andmeid, aga nagu pinnaseproove või nagu raketi tagasi sealt ei tule. Aga kas sinna päike üldse paistab? Maa pealt me ei näe, aga päike ikkagi paistab sinna. Ja iga kuu paistab sinna päike. Et nad saavad energiat päikse... Iga kuu paistab kuu peale päike. Just. Selge. Sa mainisid korra maavarasid. Ja see on selline teema, millest nagu on palju lennukaid ideid olnud, palju fantaasiaid ideid. Kas meie lähedal kosmoses, kas või selle kuu peal, on midagi sellist, mis meie jaoks maal on väärtuslik, mingid kivimeid, mingid mineraale, midagi? On jah, see on ka üks lai valdkond, et sealt otseselt, et praegu midagi kohe kaevandada ja kohe maale tuua, see operatsioon on liiga kallis, et sinna minna, need tohutu suured raketid seal kaevandada, see tehnoloogia sinna viia, sinna tagasi tuua, et see peab mingi üliväärtuslik olema ja nii kallist materjali ei olegi mingid väga spetsiifilised radioühendid, mingid, ma ei tea, et midagi nii oleks. Küll räägitakse sellest, et näiteks, siin on siis kaks valdkonda, üks on see, et kui 100-200 aasta lõikes hakkavad võib-olla maa peal mingid tehnoloogiliselt kasutatavad materjalid ära lõppema. Teatud metallid saavad otsa. Kuskilt on vaja neid tuua, et tehnoloogiat edasi teha, siis minna siis kuule, asteroididele, neid asju kaevandama. Aga siis teine valdkond on näiteks see, et kui minna kosmosesse edasi või et kui seal kuu peal siis baas asutada, siis peavad kõik materjalid peavad seal koha peal olemas olema, et mida saad kaevandada. Et saaks kütust, eks ole, rakettidele, et saaks neid metalle, et saaks ehitada asju, ehitada maju, ehitada kosmosele süsteeme. Sest et kui sa pead kõik ehitusmaterjali maalt veel kuu peale transportima, see ei ole kuidagi enam vist mõistlik ja teostatav ja väga kalliks läheb vist. On kallis, jah. Kuul on siuke väike eelis, et gravitatsioon on suht väike. See tähendab, et kui tahta teha väga kauget kosmosemissiooni, milleks läheb vaja suurt laeva, siis kui kuul on need materjalid olemas, mida saab seal kaevandada, siis kuu peal seda teha on mõnes mõttes nagu parem, see, et kuult ära saamine on lihtsam kui maalt ära saamine. Maa pealt üles saamine on, raketikütust läheb 95% raketi sellest massist on see kütus, mis ära põletatakse, et saada gravitatsiooni väljast üles. Kuu peal on see nii palju lihtsam. Üks huvitav küsimus on ka ju olnud kõigi nende aastate vältel, et inimesed seal käisid ja siis üks hetk lõpetati ära. Sina tead peast, kunas viimane inimene käis või, aga see kindlasti ei olnud 70-ndad. Et miks see, et kui juba 70-ndatel said nagu inimesed sinna minna ja see kõik oli edukas isegi tagasi tulla, miks siis rohkem pole käidud? Mulle meenub üks selline graafik, mis on NASA rahastus. Et see oli peamiselt, eks ole, NASA-lt, Ameerika kosmoseorganisatsioon. Nemad seal käisid mitmeid kordi ja see NASA rahastus kukkus 70-ndatel 10 korda. Kas siis, et hakkas siis see, kas ta oli oma suure eesmärgi täituda, et Nõukogude Liiduga tekitas ikka võidurelvastumine, eks ole, kurnata välja teine suur riik, mis siis viib majanduslike probleemideni. Et kas selline suur eesmärk sai täidetud, aga jah, see rahastus tõesti 10 korda kukkus ja siis ei saanud enam nii suuri projekte ette võtta. Kas sa oled, et näiteks meie eluajal või nähtavas tulevikus me näeme, et inimesed lähevad sinna uuesti või kõik see saab teoks, millest sa räägid, et me ehitame sinna mingi baasi ja majad ja tehased ja?
Jah, praegu räägitakse sellest palju ja tundub, et on ka raha liikumas selles valdkonnas. Ja mitte ainult riikide raha, et ka on erainvestoreid, kes on sellesse valdkonda väga palju nüüd paigutanud ja üritavad suuri ärisid teha, et ma näen küll, et siin 10 aasta jooksul minnakse Kuule ja võib-olla 20 aasta jooksul ka Marsile juba. Päris inimjalga läheb uuesti, jah? Inimjalg, jah. Räägime veel kaugetest nurkadest edasi kohe pärast väikest pausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja räägime veel ühest väga kaugest kohast, kuhu inimese loodud tehnoloogia on jõudnud 1. jaanuaril, kui ma nüüd ei eksi, oli 1. jaanuar see aasta esimene päev sel aastal, kui meieni jõudsid esimesed siis andmed, fotod ühest taevakehast, kosmosekehast. Nimi on Ultima Thule. Seesama Ultima Thule, mis on rockbänd ja on ka müütiline koht, väga kauge koht. Ja see on siis vist võib öelda, et see, millest fotod saadi, on kõige kaugem objekt, millest on inimene lähedalt pilti teinud, võib nii öelda. Jah, just niimoodi, et sond lendas sealt mööda ja sai teha mõned kiired pildid. Et sellest on ka aru saada sellest vestlusest, ma tegin endale ja ma soovitan ka kuulajatel teha selgeks, et no teate küll meie seda päikesüsteemi, on päike keskel, planeedid seal ümber, õpikuteski kirjas, kus on reas need planeedid, aga alati need read on täiesti valed mõõtkava mõttes. Et kõige lihtsam, kas või otsige internetist, otsige päikesüsteem ja mõõtkavas, inglise keeles in scale, ja siis te saate aru, et seal päikese ümber on väike ports planeete, muuhulgas meie oma. Ja siis hakkab tohutu tühjuse vahemaad tulema, kus tuleb Jupiter, tuleb Saturn ja teised, et see, millest me räägime, see Ultima Thule, see on ikka väga kaugel, eks? See on äärmiselt kaugel, et see mõõtkava on niimoodi, et üks siis AU, Astronomic Unit, et see on siis see, kui kaugel on päike maast, üks kosmiline ühik. Ja kui maa on kaugusel 1, siis Pluto ja siis see uus taevakeha Ultima Thule, nemad on seal kauguste 43 ja 46. 43 korda kaugemal kui päike meist. Yeah. Seal on päris külm vist ka, ma arvan. Seal on ka väga külm ja ka väga vähe valgust on seal tegelikult, et nad lendasid sealt mööda üpriski pimedas, et päike on selline üks ere täht, aga tugevat päiksevalgust seal ei ole. Väga teemakohane on siis, et see juba ristiti Ultima Thule lumemömmeks, sest ta on väga ebatavalise kujuga taevakeha. Ta on selline lumemömme kujuline, tähendab siis mitte 3 palliga lumemömm, aga siis pooleli jäänud 2 palliga lumemömm ja eks taevakahe ise muidu oleks ümmargune. Aga arvati, et kuidas ta hakkas koosnema, et oli siis hulk sellist koosnemilist puru, tollumu ja osakesi ja need hakkasid siis gravitatsiooni jõul kokku tõmbuma, aga moodustas 2 suuremat, mis siis ümber teineteise tiirlesid ja aja jooksul need siis lähenesid teineteisele, oli seal energiakadu, kadus see orbiit ära ja siis lõpuks puutusid kokku ja nüüd on see lumemömm jäänud. See on ma mitte kosmose uurijana teadlasena, aga tundub täiesti ainulaadne taevakeha, mis sellise kujuga on. Või see on, iga väiksemad asteroide vist ja igasugused on ka sellise veidra kujuga. Ja need on veidrate kujudega ja erinevaid on, et isegi üks siis kas nüüd asteroid, aga taevakeha, millele siis, mis on siin hoopis lähemal, siis ka eelmine aasta siis langes sinna peale sond, saadi sinna minna lähedale, saadeti sond sinna peale ja see on ka väga imeliku kujuga, et ei ole ümmargune. Et need väikesed taevakehad, mis ei ole väga suured, seal ei ole väga palju gravitatsiooni, kui seal peal olla, siis saab jalgadega sealt ennast ära tõugata, nii et ei kukugi kunagi tagasi. Et need ei pruugi olla ümmargused, et tal ei ole nii suurt gravitatsiooni, et ta tõmbaks ise ümmarguseks ennast. Võib-olla miljonite aastate jooksul, aga väga aeglaselt see toimub. Nii et need võivad olla imeliku kujudega. Mis selle sündmuse tähtsus on sinu kui kosmosehuvilise jaoks, et me nüüd sinnani jõudsime, et me selle pildi tegime või need pildid ja et need jõudsid meieni sinna tagasi? Kas see on mingi tohutu verstapost? Ta on äärmiselt huvitav ja eks see teadlastele annab rohkem infot, et mis toimus päikesesüsteemi alguses, siis kui hakkasid alles need asjad moodustama, kuidas planeedid nagu hakkasid gravitatsiooni juurde kokku tõmbuma, kehadeks muutuma.
et mis siis toimus, sest et selline väike objekt ja kui ta on nii kaugel, siis ta ei ole nende miljardite aastate jooksul millegagi kokku põrganud, midagi ei ole seda eriti muutunud, võib-olla natukene väikseid asju on, eks ole, aga peamiselt ta on puutumatuna kõik need miljardid aastad säilinud, et seda infot see annab. Nüüd missioon põhiliselt oli, et näha Pluutot, et mis seal nagu täpsemalt on, eks see oli suur taevakeha, tema on täiesti ümargune, tal on ka kuu ja avastati hiljem, et tal on veel mitmeid, veel 3-4 kuud, väiksemaid pisikesi on juures. Kas see afäär ei lõppenud Pluutole mitte väga õnnetult, et ta üks hetk öeldi, et ta enam ei ole planeet, vaid ta on lihtsalt mingisuguse problemaatilise orbiidiga taevakeha? Seda on vaieldud jah, siin aastate jooksul palju ja nüüd lõpuks otsustati, et ta on siis väike planeet. Väike planeet, no okei. Kuidas need pildid tehti? Samast Pluutost ja nüüd sellest Ultima Thulest. Kas see on meil sinna saadetud, siis mis asi see on, mis tegi need pildid? Seal on üks iPhone küljes ja et see on siis sond, mis lendas sinna väga palju aastaid, see missioon pandi kokku siis kuskil 10 aastat tagasi ja siis kui ta sinna hakkas lendama, siis alguses anti talle raketiga suur kiirus, et ta saaks üldse maa gravitatsiooniväljast välja ja siis väike spetsiifiline mootor, ioonmootor, mis teda kõikide nende aastate jooksul kiirendas kogu aeg, andes veidike energiat juurde, et jõuaks kiiremini kaugemale ja see võttis siis tõesti 10 aastat aega, kuni ta jõudis Plutoni, lendas sealt mööda suure kiirusega, seal pidama jääda ei saa, seal ainult tuleb täpselt vaadata, et sa mööda lendad ja sel hetkel oled kaameraga õiges suunas, juhtud olema, et keerata need kaamera nurkasid. Et kui nad lähenevad seal taevakehale, siis vaatavad kaugemalt nagu teleskoobi moodi kaameraga, mis on, suunab kaugemale, eks ole, näevad seda algset kuju uduselt ja siis kui lähemale jõuavad, siis teadlased peavad need, kes opereerivad seda sondi, peavad siis täpselt selle programmi ette kirjutama, et oled selles suunas, teed pilti sellest, selliselt, mõõdad neid asju, täpselt neid asju, eks ole. Ja kui see reaalajas toimub, siis keegi midagi teha ei saa. Sel hetkel on side, mitte kadunud, aga see side võtab aega tund aega. Et kui me siit ütleme talle pööra, siis tema saab tunni aja pärast selle signaali kätte. Ja, nii et see tuleb pikalt, peab ette programmeerima kõike seda asja. Ja ta ütleb tunni aja pärast sama vastuse, kus ta ütleb, et pöörasingi. Just, ja siis selle pildi allalaadimine sealt, et kui see tuleb aeglaselt. Et praegu see 1. jaanuaril lendas ta sellest Ultima Thulest mööda, ka samamoodi väga suure kiirusega, hästi suur kiirus sees, siis me jõudsime siis ette programmeerida talle, eks ole, mida ta tegema peab, mis suunas neid pilte, arvestades ette, eks ole, väga uduse eelse pildi põhjal. Ja siis sellest mööda lennates tegi need pildid, saatis meile ühe pildi ära, jõudis ühe uduse pildi meile ära saata, kus me juba näeme tal seal suuremaid kraatreid, mis on piksli suurus, on seal mitusada meetrit. Et sellise pildi jõudis ära saata ja siis tekkis selline astronoomiline olukord, et ta on teisel pool päikest. Ja päike nii ere, et ei saa sealt signaale kätte. Nii et siis kuskil nädala pärast saame võib-olla järgmise pildi või 2 nädala pärast, siis hakkame uusi andmeid saama sealt. Üsna aeglane internetiühendus. Kas me selle pildi järgi nüüd saime midagi teada ka või me saime kinnitust, et on selline huvitava kujuga, aga põhimõtteliselt iga üks kivi? See kuju, eks ole, ja siis mis värvis ja kõik täpselt on, et eks see andis palju infot, et millest ta seal koosneb, et kui palju seal jääd on ja kuidas see pind seal ja... Kuule, aga jõuame rääkida sellest ka, mida sa tegelikult teed, kui sa ei räägi just Ultima Thulest ja kuu tagaküljest. Tallinna Tehnikaülikoolis ehitatakse tudengisatelliiti. Ja, ehitame satelliiti. Siis väike kuubiksatelliit ja ta läheb meile raketi peale juba selle aasta suvel, juunis või juulis. Et viiakse kosmosesse maalähedasele orbiidile ja selle satelliidi eesmärk on siis, et me hakkame jälgima maaseiret teostama, teeme maast pilte. Aha, mis tähendab tudengisatelliit, kas see on asi, mida konkreetselt tudengid ehitavad ja on päris satelliidiga võrreldes siis mitte nii satelliit? Tudengisatelliidi võib-olla üks eripära on see, et ta on kõige suurem eesmärk, et ta on õppeotstarve. Et me võime võtta küll mingi suure missiooni, aga kõige suurem kasu sellest on see, et me saame teada, kuidas seda teha. Et me siis tudengid saavad kõik selle kogemuse, et kuidas kogu satelliidi missioon käib. Kõik 10 eri valdkonna tudengid saavad sealt teadmisi. Aga kuidas ta üles jõuab? Meil ju oma raketti ei ole, mis üles lähevad, et kes aitab meil siis orbiidile saada? Eestist ei lähe jah, et ostame raketipileti ja viiakse kosmosesse. Hinnapakkujaid oli täitsa mitu, India, eks ole, Ameerika raketid ja Euroopa Kosmoseagentuur ja praegu lähemegi siis Euroopa Kosmoseagentuuri Vega raketiga, mis stardib Lõuna-Ameerikast, kus seal on tegelikult siis Euroopa territoorium, see Prantsuse Guyana on osa Prantsusmaast, et Euroopa territoorium, sealt läheb rakett siis suvel
Vega rakett ja viib ta orbiidile. kas ta viib ainult teie oma või tal on selline terve ämbritäis erinevaid asju kaasas? Ja seal on palju jah, et ta suudab 2-3 tonni viia korraga orbiidile. Meie satelliit on 1,4 kilo umbes. Nii et seal on suuremaid selliseid kohvrisuuruseid ja väiksemaid, siis 10 sentimeetrit kuubikuid on seal üks jagu. See pilet kosmosesse on kaalupõhine või? Kaalu ja suuruse põhine, jah. Oleksime tahtnud 2 korda suurema, oleksime maksnud 2 korda rohkem. Võid sa avaldada mingi suurusjärgu, et kas see on sadades, tuhandetes, kümnetes tuhandetes eurodest? See on suurusjärg 100 000, natukene alla selle. Wow. Saime soodushinna, siis andsid 20% allahindlust sellega, et teatud süsteemid seal raketis on esimest korda kosmoses kasutusel. Et rakett on siis uus. Võib lennata vastu taevast ka veel, jah? On võib-olla väiksed riskid, et veel ei ole kõik läbi proovitud, aga jah, raketi pealt sellepärast andsid allahindluse. Kas see Ultima Thulesoond, saate lõpuks ma küsin, lendab nüüd edasi, kas me kuuleme temast veel? Ja tähendab Ultima Thule siis see kosmoseobjekt seal. Ei, ma mõtlen aga see sond lendas sealt mööda, lendab edasi ja ta elab edasi, et tema nüüd üritatakse teha järgmist missiooni, leida uusi väikseid objekte, kus ta saaks mööda lennata, ilma et ta peaks väga palju kütust kulutama või et millele ta jõuaks piisavalt lähedale, nii et see missioon jätkub. Väga tore, aitäh meile seletamast, Rauno Gordon, kosmose teemasid, jõudu oma satelliidiga, ootame selle üles lendu. Aitäh kuulajatele ja oleme tagasi eetris järgmisel nädalal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.